muusika täiega peas ja üritan tema huultelt lugeda. Mooses. Mooses. Noh, hästi, väga hea. Laatsarus. Alutaguse. Laatsarus. Laatsaret. Laatsarus. Loeme ära, õige. Õlipuu. Ühtegi lilliputti vist ei olnud piiblis. Ütle veel. Õlipuu. Õlipuu. Ei saa aru, nüüd ma olen mikrofoniga vahetanud rollid. Mina hakkan ütlema siis sõnu, mis seostuvad Eestiga. Ott Tänak. Kott Tatraga. Indrek Tambek. Kirjaku Pango. Indrek Tambek. Mulle meeldib. Ma loodan, ma ei tea. Tiramisu. Mina ütlen sõnu, temal on muusika täiega peas ja üritan tema huultelt lugeda. Tere, Eesti noored juhid! Tõuse püsti, kui julged. Kuidas sul täna tunne on, kuidas sul praegu tunne on? Kas pigem on selline, et me peame nüüd hakkama sind üles soojendama, oled veel kuskil pooleti unedemaal või oled sa praegu valmis täiega Jumalat ülistama, käed üles tõstma, tantsima, hüppama ja Jeesust kiitma? Pigem vajad soojendust. Okei. Ei, mulle nii ei sobi. Mina planeerisin kohe ülistama hakata. Et kas me võime kohe leppida kokku, et hakkab kohe täiega Jumalat ülistama? Jah, sobib? Okei, väga hea. Aga siis, halleluuja, let's go! Ja, võid julge mu käed tõsta. Tekstohtust ja päeval on igal hommikul see täis.
imeline bänd, kas ei ole? Võid võtta istet. Jõuame lühistada, jõuame täna, jõuame õhtul, jõuame homme, neid 2 päeva on aega, et sellest laupäevast ja pühapäevast parim välja rebida. Ja seda me proovime teha koos teiega, seda me ootame, et igaüks teeks ja annaks endast siin parima, et tema süda oleks avatud, tema mõtted oleks avatud, et see, mida Jumal tahab sinu südamesse ja minu südamesse rääkida, saaks sinna räägitud ja et ka hiljem tulevikus järgmiste nädalate ja kuude ja aastate jooksul see seemne, mis on külvatud, ikkagi kannaks vilja. Nii et avame oma südamed, avame oma mõistuse, kõik, mis meis on, et võtta vastu see, mida Jumal tahab edasi anda. Enne veel, kui läheme edasi, saame tuttavaks. Tere! Olen Maitis. Olen Jakob ja meie on teie MC-d selle 2 päeva jooksul, nii et saame tuttavaks. Nagu just ennem Jakob just ütles ka, olete tulnud PÖPile ja selle aasta PÖPi teemaks on Jakob ja Maitis. Okei, tegelikult on selle aasta teemaks PÖPi teema võib-olla. see sõnad ja me käsitleme kuningas Joosia lugu ning arutleme elava Jumala sõna üle ja siis me vaatame ka seda, kuidas see on tänapäeval relevantne. Jah, ja muideks väike vahemärkus, et täna on Paides toimumas ka Eesti meistrivõistlused sudoku lahendamises, nii et kui keegi on siin võib-olla varem aja valinud, siis ära kiirusta ära. Meil tuleb õhtul väike vaba aeg, saad sudokusi lahendada ka. Nii et oled teretulnud ka siia, kui sa tulid hoopis sudokusi lahendama. Jaa, aga kuna tundub, et õhkkond on veel natukene paks, natukene kinni, jaine võiks lausa öelda, siis mis te arvate, kui me teeme icebreakeri mängu? Oi, ja see mäng on väga lihtne. Me teeme väikse prooviversiooni, see on 3 küsimust, nii et me palume selleks kõigil püsti tõusta. Ja mäng on väga eestlaseks siuke lihtne, ei pea väga palju võistlema, ei pea üldse rääkima, sõnagi põhimõtteliselt. Mäng on istu maha. Ärge veel istuge, sest muidu ei saa mängida, peame ikka püsti seisma, aga teeme paar küsimust. Mäng käib nii, mina ütlen ühe väite, kui see käib teie kohta, istute maha. Alustame ühest võib-olla heast mõttest suurimast rivaalist Eestis Saaremaa ja Hiiumaa. Alustame sellega äkki. Kui sa oled Hiiumaalt pärit, siis istu maha. Okei, ma arvasin seda. Aga Saaremaa pärit. Istu maha. Okei, kui sa oled Tallinnast pärit, istu maha. Aga kui sa tulid siia Tallinnast? Väga hästi. Kui sa oled Tartust pärit, istu maha. Tulid Tallinnast või Tartust. Nii, ja kui sa tulid Kesk-Eestist, istu maha. Siis mäng käib, tõuseb püsti, alustame uuesti, aga nüüd natuke huvitavate küsimustega. Eesmärk on saada natuke tuttavamaks, et pärast kui on kohvipaus, siis me teame, kelle juurde minna, keda kutsuda võib-olla Tallinnasse elama, keda Saaremaale, ja ma saan aru, et me kõik võiksime Hiiumaale, et oleks kedagi sealt ka tulemas siia. Keda kutsuda meeleparandusele, millest teab. Sest küsimused on huvitavad, aga alustame. Meie esimene küsimus tuleb, kes täna hommikul on mänginud discgolfi juba? See võib istuda maha. Spordimehed järelikult teate, kelle juurde minna pärast. Teine küsimus või teine väide on see, et ma pesin täna hambaid. Okei, tõesti kõik püsti. Ausus ei ole kodus kuhugi, see on väga hea. Kaks inimest siis vähemalt. See on väga halb. Olgu, meil on järgmine küsimus, siin vaatame mõtlema. Kes rikkus täna liikluseadusparagrahv 24.2? Ei tea, mis see on vales kohas tee ületamine, väljaspool siis selleks ette nähtud ala, millest midagi pole. Ja olgu, üks istus, trahv tuleb pärast. Igaks üks väike tutvustus. Jakob töötab politseinikuna, siis võib-olla ikka... Okei, aga see võib-olla järgmises korraks siis, kui oleme vormis. Järgmine küsimus, kes ei söö liha, võib võtta rahulikult istet? Kes ei söö liha? Okei, väga hästi. Järgmine küsimus on, kes magas täna rohkem kui 6 tundi? Eks need, kes seisavad, on maganud vähem kui 6 tundi. Wow! Okei, loodame, et see kohvipaus on mõnusas suraka või lõuna, et peaks õhtuni vastu, ülistus tuleb ka veel ees, nii et teame, mida on vaja püsti öelda, kui
on täna hommikul piiblit lugenud, võib istuda maha. Ja kes juba korra maha on istunud, ei pea enam püsti tõusma, nii et saate jalgu puhata. Olgu. Järg küsimus on, et kes pigem eelistab Adidasi kui Nike'i või mingit muud brändi? Adidas. Adi-fännid võivad siis võtta istet. Meie sponsor pole Adi kahjuks seekord, nii et pole hullu midagi, et selle istusest ei saa. Aga üks küsimus. Kes kannab käe peal analoogkella? See on siis sinu numbriteta. Seieritega. Eesmärk on leida siis keegi, kes jääb seisma, et teda õnnitleda selle eest, et ta on niivõrd head omadustega, mida mitte keegi ei suuda kopeerida. Aga selleni me veel jõuame, kes see võib olla, sest ma näen, et siin on 1-2, ma arvan, et oma 10 inimest seismas. Maitis, mis küsimus on sul varuks? Ma võin ühe magusa küsimuse, õigemini magusaga seotud küsimuse tulistada. Kes pigem eelistab tumedat šokolaadi kui piimašokolaadi? Võib istuda maha. See auhind, mida me siin praegu proovime jagada, on seotud piimašokolaadiga. Mõtlesin, et äkki tee siis vähem konkureerite sellele. Muretsege, küsimusi tuleb. Kas keegi on siit väljaspool Eestit näiteks? Ta võib ka maha istuda. Okei, te teete väga häid pingeliseks. Mul on üks küsimus veel. Kas keegi on põppinud esimest korda? Ta võib istuda maha. Kuigi heast tahtest võiks anda talle juba esimese korra puhul selle hea auhinna. Ei, kahjuks see siiski niimoodi ei ole. Okei, kui sa oled olnud rohkem kui 2 korda põpil, siis istu maha. Ma saan aru, meil on praegu duell siis, jah? 3 isikut on, ma vaatan. Kes on 3? Jah, 3. Indiviidi, nagu te seal töö juures ütlete vist. Aga sul midagi head tulistada? Ma pean aastat ütlema, mul on küsimused otsa. See hambapõsu küsimus Pidi olema nagu naer või? pidi olema nagu naer, aga Aga mul on üks küsimus. Kõik, kes õpivad ülikoolis, võid istuda maha. vau, meil on sõita. Kes oleks jõudnud minna ülikooli, meil on sul võiks magus näha. Nii et palju õnne, võib-olla teeme üks tutvustuse ka. Jaa, see oli intervjueerimine. Üle silla, nagu tänapäeval kombeks silla vahendusel. Sinu nimi, mis on sinu nimi? Tere, meil on väga hea meelest tervitada. Meil on sulle auhinnaks üks kismis šokolaad. Ja kas tohib küsida, kas sa oled, see viimane küsimus, mis tegi sind võitjaks, kas see, et sa ei käi ülikoolis, on see, et sa ei ole siia jõudnud või on sul mingid muud väljakutsed? Ma pole veel jõudnud sinna. Olgu, igal juhul me soovime sulle edukat lendu ja täname selle mängimise eest. Aga, et oleks mingisugune pilt sellest, mis täna juhtuma hakkab, siis me tutvustame tänast kava ja kõik, kes te regasite, tegelikult te saite endale lauast sellise kollase kaardi, kus taga on siis tänase ja homse päeva kava. Aga me käime üle veel, et jätake täpsustada seda, mis saab ja kuidas saab. Nii et Maitis, äkki, mis meid täna ees ootab? Nüüd varsti meil hakkab esimene sessioon, siis pärast seda on meil lõunasöögi koha pealt ja sellised veel muid vajavaid asju, nii et esimesel korrusel, sealt kus te regasite, seal on WC-d, on garderoobist, naiste oma peaks olema vasakul pool ja meeste oma peaks olema paremal pool. Kui ma poolt vaatad, jah, kas siis peaaegu sisse poole või välja poole? Aga jah, ühesõnaga seal nende kõrval on. Ja söögi koha pealt, söök on meil kohvikus, kui te lähete nüüd siit uuesti trepist alla, siit minu poolt vaadates vasakult uksest, siis ta jääb paremat kätt kohe, kui te jõuate sinna regamiskorrusele jälle. Nii et kõige madalamale korrusele on siis toit nagu ikka jälle, sa võivad alati allapoole, sest need on ju kõige raskemad ja kaalukamad. Nii et toit on siis keldris, kui keegi seda veel ei tea. Aga meid ootab see esimese asjana seminar, siis on meil lõunasöök ja siis tulevad meil töötoad. Ja
ja pärast seda on meil õhtune teenistus ja ülistusõhtu. Et lühidalt töö, söök, töö, söök, töö. Väike vahepaus on, et mängida stokkud ka, see on 1,5 tundi, ise teate, mis teete selle ajaga. Aga kes on vaja eksinud, siis on soovitud võtta see aeg ja mine käi võistlusel ära, ma arvan, et selle pauguga, mis sa siit saad, pannad iga võistluse kinni, nii et me oleme sinu selja taga toetamas. Sorry, ma nüüd ei kuulanud täpselt, võib-olla esimene viga kohe, ei kuulanud, mida õhtujuht rääkis. Ülistusõhtu on ka lõpus õhtul, nii et see on ka kindlasti üks asi, kus te saate täiega lasta ennast vabaks, võtta aega Jumalaga ja nautida sellist erilist aega. Jah, me kutsume vaikselt ülistusbändi lavale, kellega te juba korra saite tuttavaks. Ja mis puudutab majutust, siis see info tuli teine regalauas. Me puudutame seda ja tuleme selle juurde pärast esimest sessiooni uuesti tagasi. Nii et kui teil on küsimusi seoses majutusega, siis me ikkagi selle infoga puudutame ja räägime sellest natuke lähemalt. Aga üks mees, kes kindlasti, ma tean, ei tulnud su kokkuvõistlusele Paidesse, on Joel Raidla. Nii et Joel, ole hea, tõuse püsti näita ennast, missugune mees sa oled. Nimelt, võite tulla siia ette juba siis. Nimelt, miks me Joeli siia kutsume? On sellepärast, et Joel on üks mees, kes on sisutiimi juht ja tema on ka natuke tegelenud sellega, mida siin PõPil te kuulete, millest me osa saame. Nii et esiteks Joel, meil on väga hea meel siin siia ette kutsuda, ma olen tänulikud sinu töö eest. Aga üks teine asi veel, mis Joelil tänase päevaga kokku klapib, on sünnipäev. Nii et Joel, meil on väga hea meel, sa sündisid sellel päeval. See oli see päev, kus otsustasid siia tulla ja me laulame sulle kõik ühes koos ja sünnipäeva laulu, nii et oleme head tõusime püsti ja tõmbame noodid ülesse. Sul jääd siit keskele, oleks eriti miimik. Palju ennast oli Joel ja väike pangus, et järgmise sünnipäeva inimesed vastu peaksid. Jaa, aga nüüd me saame minna veel ülistusse ja siis on tulemas esimene sessioon. Nii hea, saame ülistada koos veel. Ja me kõik oleme siia tulnud täna millegi jaoks, kes on tulnud sõprade jaoks, kes on tulnud loodetavasti Jumala jaoks, Jeesuse jaoks, kes on tulnud midagi õppida, siis vahet pole, mille jaoks me keegi seal on tulnud, siis lõpuks ainult Jeesus on see, kes saab meid päriselt muuta, meid sisemiselt transformeerida ja paneme oma fookuse Jeesuse risti peale, selle, mis Jeesus on teinud. Jeesus on surnud meie eest ja see, mis ta seal risti peal tegi, see vägi on kehtib ka täna siin ja püha vaim on siin ja see on midagi, miks ma sellest räägin, on see, et me kõik oleksime ühes kohas, teaksime, et püha vaim on siin ja usume sellesse ja oleksime ühel meelel. Aga kiidame meie Issandat, Jeesus sinu jaoks siin oleme. Kogunenud siia sinu jaoks, sind ülistama, sind kiitma. Halleluja. Jeesus sinu jaoks. Jeesus sinu jaoks, siin oleme kogunenud, et tuua austuse. Tões ja vaimust ülistame sind. Jeesus sinu jaoks, siin oleme. Jeesus sinu jaoks. Jeesus sinu jaoks, siin oleme. Kogunenud, et tuua austuse. Tões ja vaimust. Tões ja
milleks see ruum oli disainitud. Et see tähelepanu ei oleks meie peal siin, vaid et see tähelepanu oleks kelle peal? Jeesuse peal, on ju. Et laulame veel seda salmi ja ärme mõtle sellele, mis siin ümbergi toimub või mis siin laval toimub, vaid vaatame koos Jeesuse peale. Kas sobib? Jeesus, sinu jaoks siin oleme. Kogunen teid tuua austuse. Tões ja ainus ülistame sind. Jeesus, sinu jaoks siin oleme.
Jumal sinu headuse eest. Laulan ma, Jumal sinu headuse eest. Laulan ma, Jumal sinu headuse eest. Me oleme siin Jumala jaoks ja Jumal on hea ja me laulame sellest. Ja meile tuleb rääkima veel, kui hea on Jumal, üks väga vinge mees sellel järgmisel seminaril. Ja ma kutsuksin siia ette Vahur Kobini. Ta on noorteühendus Koma juht. Ma tulen siia kõrvale. Ja ehk siis lisaks veel on Vahur üks armastav abikaasa. Ta on kasvataja, kasvatab ehtsat viikingit, võiks lausa öelda. Ja lisaks on ta ka ehtne võitleja, nagu te näete, siis ta võitleb, ma tean seda, et Vahur võitleb põlviliga enda magamistoas koos Jumalaga, koos Jeesusega, vaimseid võitlusi. Ja ma tean ka seda, et ta võitleb ja ta muide võidab võitlusi jah, ja võistlusi tegelikult ka. Tai Chi, kas ma ütlesin õigesti praegu või? Ma ütlesin valesti järelikult midagi. Chi-Chi-Chu, väga vaja. Chi-Chi-Chu ütleb ka ja see on üks võrratu vinge mees. Ma küsin sinult ühe küsimuse ja küsimus on selline, et milline kirjakoht peaks ühel noorel juhil olema kindlasti peas? Kui ma olin siuke 10-aastane poiss, ma tegin pahandust ja siis ema saatis mind nurka ja siis ta ütles, et kuule Vahur, nüüd sa pead küll mõtlema ühele kirjakohale ja siis ma ütlesin talle, et Jeesus nutis. Süda oli ikka täiesti kivis, mitte midagi ei muutunud, aga näed, sain öelda. Okei, aga me saame teha suure aplausi Vahur Kobin. Tere hommikust, tere lõunat juba kõigile. Minu nimi on siis Vahur, mul on nii hea meel teid siin näha. Osasi esimest korda, osasi juba mitmendat korda. Ja üks põhiprobleem Põleva Perniga on tihti see, et inimesed, kes siia tulevad, tunnevad, et miks mu noortejuht mind siia sokutas, ma ju ei tee midagi veel, ma ju ei oska midagi veel ja nii edasi, nii edasi. Aga tea, et see, et sa siin oled, ei ole niisama, see ei ole põhjuseta. Meil on nii hea meel, et me kuidagi saame koos vastu minna sellele konverentsile koos. Ja tegelikult päris äge on ka see, et üle kogu Eesti praegu noored päris palju kogunevad. On vaheaeg, spa hinnad on laes, on palju ägedaid asju toimumas, mis Jumal on tegemas. Ja me rääkisime, et selle siis konverentsi pealkiri on siis sõnad. Et mis see siis tähendab, sõnad? Ja natuke me rääkisimegi, et me hakkame rääkima kuningas Joosiast. Aga kõigepealt, mis te arvate, mis see on? Piibel, tubli. Jakob vähemalt teeb õigeid vastuseid. Nii et selles mõttes on hästi, see on piibel. Ja tegelikult see on minu esimene piibel.
ma sain selle, ühesõnaga huvitav lugu on see, et tegelikult ma sain ristitud Tartu Elusõna koguduses, nii et shout out Elusõnale. Ja ma sain selle piibli niimoodi, et oli mingine palveteenistus või mingine koosolek ja siis keegi nagu unustas selle sinna pingile. Ja siis ta ei tulnud järgi. Ja siis mina olin siuke ka 10-11-aastane poiss, nobedad näpud ja ma sain oma elu esimese piibli. Nii et üks päev, kui ma näen Jeesus palgesse, siis vaatame, mis ta sellest arvas. Aga vähemalt see läks asja ette, et ta oli igast alla joonitud ja puha ja igast siukest ägedat teksti sees. Ja tegelikult selle piibliga minu esimene sellisem tugevam kogemus tekkiski siis, kui ma olin, ütleme, samamoodi siuke 10-11 ja ma olin üksi siis kodus, ma elasin Tartus, ma elasin emaga kahekesti ja ema läks kellegi teisega siis palvekoosolekule, et Elusõnas oli palju palvekoosolekuid, muidugi siiamaani on, aga seal ikka kütetakse korralikult ja siis nad jälle läksid. Ja siis jälle mina olin üksi koju ja ma hakkasin seda lugema. Ja eelnevalt ma olin lugenud lihtsalt neid lastepiibleid, võib-olla te olete ka lugenud, kus on sellised nunnud pildid, kus on mingid väiksed lambakesed seintel ja siis Taavet mängib kandlega ja nii edasi ja nii edasi. Aga seekord ma mõtlesin, okei, ma siis loen siit midagi. Ja ma leidsin psalmid 51. Kas keegi teab, millest käib juttu selles psalmis? Mereröövlid. Kas on see, okei. Mereröövlid, Tatra Vudur, mis siin enne pakuti? Laatsaret, ei. See lugu on tegelikult ja see lugu täiesti murdis mind, aga see lugu on tegelikult päris huvitav, on see, et see lugu tuleb kuningas Taavetist. Ja tegelikult Taavet sai ühe pahandusega hakkama. Ta oli abielu rikkunud, ta oli selle teise siis mehe siis lasknud mõrvata, ta oli saanud suure käkiga hakkama. Ja need salmid oli siis tema selline meeleparanduspalve Jumalale. Ma loen lihtsalt lambist, vaatame, mis siit silma torkab. Loen midagi ägedat ette. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Uha mind, kes on 68. aasta tõlge, okei? Nii et see on siuke huvitav. Uha mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luutkondid, mille et sina oled puruks läinud. Peida ma pale mu pattude eest, kustuta kõik mu pahad. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ja sealt räägib edasi. Ja kui mina lugesin 10-11-aastase poisina seda teksti, ma mäletan, et ma lihtsalt puhkesin nutma ja ma parandasin meelt. Ma ütlesin, Jumal, ma annan täielikult, tahan elada sulle, anna mulle andeks minu patud, loo mulle puhas süda. See kõnetas mind täielikult, midagi, mis sai kirja pandud, ütleme rohkem kui 2000 aastat tagasi. Midagi, mis sai kirja pandud kellegi siis suure kuninga võimsa siis mehe poolt, kes oli suure jamaga saanud hakkama ja ta pani need sõnad siia kirja. Ja mind see murdis ja puudutas täpselt samamoodi. Ma olin 10-11 aastane. Ma arvan, et minu paturegistri ei olnud veel nii kõva, et ma rikuksin abielu või laseksin kellegi ära mõrvata. Et see oli siuke next level. Aga mind see kõnetas päris palju. Nii et aitäh. Ja ma loodan, et ma seda piiblit siis siia ei unusta, et võtan ikka endaga kaasa. Aga järgmine lugu. See on Johannese evangeelium 8. peatükk. Ma lihtsalt kiiresti praegu lendan peale siia. Kui te teate seda lugu, siis jutt käib sellest, kus naine tabatakse abielu rikkumiselt. Ja siis ütleme siis juudi, siis sellised religioossed juhid ümbritsevad seda naist, nad tahavad teda hukata. Jeesus on seal, nad küsivad, mis Jeesus sellest kõigest arvab. Ja siis see lugu lõpeb päris ägedalt. Ja siis see lugu kõnetas ühte tüdrukut. Ja see tüdruk, ta on sõjapõgenik. Ta oli tema, siis kui ma ei mäleta, aga siis osa tema pereliikmetest jäi Ukrainasse. Ta pidi põgenema siis Eestisse, see juhtus siis mõned aastad tagasi, kui siis Venemaa tungis Ukrainale kallale ja siis see tüdruk siis oli siis English campides, et oli ühes English campis. Kui paljud teist on käinud English campis? Let's go, yes. Ja ta oli seal English campis ja see tüdruk kuulis sellest loost esimest korda. Esiteks, ta ei saanud inglise keelest aru, teiseks, eesti keelest ta kohe kindlasti aru ei saanud. Nii et sellel tüdrukul tal oli eraldi tõlk, kes tuli sellesse laagrisse siis kohale ja kes lihtsalt tõlkis neid sessioone tema emakeelde siis ümber. Ja mingi hetk ta oli siis võib-olla kusagil seal nurga taga, natuke kuulas
kuulas tõlkest ja järsku, kui see tüdruk kuulis seda lugu, ta hakkas nutma, ta parandas meelt, see lugu piiblist, see elav Jumala sõna lihtsalt muutis teda selles laagris täielikult. Päris huvitav, midagi, mis otsekui on ju nii ammu kirja pandud, aga see oli tema jaoks jätkuvalt relevantne. Need on siis sellised pöördumislood, ma räägin nüüd natuke midagi isiklikku ka. Apostlite teod, ma lähen läbi apostlite tegudest praegu ja ma jõudsin 10. peatükini ja seal on selline, natuke äge, karupeeg siis apostlite siis 10. peatükk ja seal räägib ja seal on üks lugu siis Peetrusest, kes oli siis üks, ütleme siis kiriku esimesi juhte ja ta nägi ühte nägemust ja ta nägi päris huvitavat nägemust ja siis peale seda siis inglid sõna otseses mõttes läkitasid siis teda Rooma ühe juhi juurde ja see Rooma juht ju tegelikult ta ju oli juutide okupatsiooni sümbol. See vend kohe kindlasti ei olnud Peetruse siis top 5 minu palvelistis, kelle eest ma palvetan iga kord, kui ma hambaid pesen ja magama lähen, ei. See tüüp oli tema vaenlane. Ta ei tahtnud sellest, ma kujutan ette, kui raske võis olla Peetrusel minna selle Rooma siis selle sõduri või selle warlordi või selle pealiku juurde, jagada talle evangeeliumi, armastada teda, tema perekonda. Väga raske. Okupatsioonivõimu esindaja, see on otseses mõttes vaenlane ja ma lähen ja kuulutan talle Jeesusest. Praegusel tänapäeva hetkelises päevas on väga-väga relevantne ja see täielikult stretchib mind see lugu. Uskumatu, kas mina oleksin nõus või valmis seda kõike tegema. Väga suur väljakutse. Tundub, et Jumala sõna on päris elav, kas pole nii? Heebrea kirjas, ta ütleb niimoodi, seda ekraanile ka, see vana, kus on ikka joonitud, 4. peatükk ja 12. salm ütleb midagi sellist, see on hästi levinud kirja kohta, kindlasti olete kuulnud, lugenud ise, seda on kindlasti välja prinditud ja nii edasi ja nii edasi. Saaks tulla see ekraanile, aga siis ongi nii, et sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Me näeme, et Jumala sõna on elav ja tõhus, me kuulsime neid lugusi. Ma olen täiesti kindel, et kas sinul on võib-olla selliseid lugusi, kus kas mingine salm, mis sa oled lugenud või keegi on sind julgustanud mingise kirjakohaga või midagi, mis sa oled isiklikult ise kuidagi lugenud või avastanud piiblist ja see on kuidagi muutnud sind, see on kuidagi täitnud sind täiesti teistmoodi. Aga on ka muid näiteid. Päriselu, eks ole, see on midagi muud. Näiteks ma mäletan üks suvi, ma olin noor juht, üks suvi ma tegin terve suve erinevaid laagreid. Ja ma tegin laagreid ja teenisin ja andsin välja. Ja siis, kui need laagrid said läbi, siis ma ei võtnud nädalaid piiblit kätte. Ma tahtsin täielikult kõigest kuidagi, ma lasin nagu käest kõik. Lasin oma distsipliini käest, kuidagi võtsin kuidagi nagu lahjalt oma sellist usuelu mingise perioodi. Ma tegin asju Jumalale, aga ma ei tahtnud olla temaga koos selle kõige keskel. Või võib-olla näiteks minul on igapäevane võit, ma tegin endale sellise siis ütleme lepingu iseendaga, et ma piiblit enam telefonist ei loe. Nii et kui te näete mind telefonist piiblit lugema, siis võtke see telefon käest, visake lutsu sellega, öelda ei tohi. Sellepärast, et kohe läheb scrollimiseks üle, see on nii kiiresti. See on täielik distraction, see täiesti segab mind. See on igapäevane võitlus ja võib-olla sul on täpselt samamoodi. Ei ole väga lihtne võtta seda elavat sõna kuidagi igapäevaselt, enda igapäevaseks roaks enda kätte. Ja need lood piiblist, jomma ju, olete lugenud Vana Testamenti? Crazy'd lood. Odaga läbistatakse kellegi kolju. Seesama Taavet, rikkus abielu, keerulised kontseptsioonid. Miks seal on ainult Iisraelist juttu ja nii edasi. Simpson tegi enesetapurünnaku, täiesti uskumatud lood, kui niimoodi tänapäevase pilgu läbi neid asju lugeda, täiesti arusaamatu. Kus ma olen ainuke, et see on päris crazy värk. Aga ma tahaks tegelikult ka teada, mis teie arvate. Nii et siia ekraanile tuleb üks kood või selline juhend, vana hea Menti ja nüüd te võite oma telefonid välja võtta, kellel on veel akut ja wifi't ja netti ja nii edasi.
siia peaks tulema üks selline veebileht, minge sinna veebilehele, sisestage see kood. Ja mul tuleb 2 küsimust sellele. Esimene küsimus on see, et kui tihti sa loed piiblit, see on anonüümne, kui sa sisestad oma vastuse ära, see on mingi valikvastus, kui sa sisestad oma vastuse ära, sa näed ka teisi vastuseid, siia ekraanile need ei tule, aga sa näed enda telefonist. Et see on esimene küsimus. Kui tihti sa loed piiblit? Nii, mina teen ka selle nüüd. Tšop, mintimeeter. Kui sul telefon ei tööta või midagi sellist, siis äkki naabril töötab. Saad naabrilt vaadata. Võid teha screenshot'e vastustest, pärast on endal ka huvitav näha, teistega jagada. Esimene küsimus ongi siis, et kui tihti sa oled piiblit, kas siis iga päev, üle päeva, korra nädalas, korra kuus, vähem kui korra kuus, üldse ei loe, et võid julgelt panna, ausalt. Keegi ei näe. Päris nii. Ja mingi hetk, kui siis piisavalt vastuseid tuleb sisse, siis näete neid vastuseid ka. Kas menti jooksis kokku? Menti jooksis kokku, jah? Peame ootama veel? Okei. Kas keegi näeb mingit vastuseid enda telefonist? Ei näe, okei. Mul ütleb, et the presenter hasn't changed slides. Aga mul ütleb samamoodi. Siis me oleme samal lehel. Okei. Anyways, liigume edasi. Vaatame, kas me... järgmine küsimus. Mis teeb piibli lugemise raskeks? Nüüd tuleb see järgmine küsimus ja siis äkki lõpus tulevad vastused. Nii, võite midagi panna. Katsetame kõik koos. Nii. Aha, kui mõlemad küsimused ära vastata, siis näeb vastuseid. Nii, lihtsalt ma viskan mõned asjad siia ette kiiresti. Mis teeb piibli lugemise raskeks? Väsimus, igav, aeg, ajapuudus, aja leidmine, võtab aega. Lärm on majas, distsipliin, laiskus võib tunduda kuivana, raske keskenduda, ajalooline kontekst võib valmistada ka raskusi. Ja mu esimene küsimus oli siis see, et kui tihti sa loed piiblit, siis päris paljud on teist vastanud, et iga päev, väga äge. Siis me oleme ikka üle keskmise. Vot, nii et kui huvitab, siis võite, ma nüüd ütleme 20 sekundi pärast paneme selle asja kinni, võite neid vastuseid screenshotida, see on päris huvitav, näiteks mina teen seda praegu, siit saab siukest, siit saab sellist datat praegu, et paha hakkab, nii. Okei, liigume edasi. Ühesõnaga, see on päris huvitav, et need olid teie enda vastused, miks on raske lugeda piiblit või kui tihti sa loed piiblit. Ja tegelikult tehti üks uuring Eestis piibli lugemise kohta, et umbes 3% inimesi loeb igapäevaselt piiblit. Ja ütleme, 20–40 aastaste hulgas oli see protsent alla 1. Nii et te võite ette kujutada, mis on selle tulem või et mida nooremaks see läheb, seda väiksemaks see arv muutub. Ja tegelikult vajadus on päris suur, probleem on päris suur. Jeesus isiklikult ise
ta ju soovib meiega kõneleda ja ta soovib kujundada meie maailma, meie arusaami, meie siis piibellikku maailmapilti ja me ei lase seda teha tal. Vahest me ka ei oska seda teha, me unustame ära. Me laseme kõigel muul kujundada meie maailma. Näiteks abikaasa läks ära, ta on avastanud sellise asja nagu K-draamat, keegi on vaadanud, eks ole. Uskumatu, nad lihtsalt toodavad neid K-draamasid nii palju. Päris catchy on ka, ütleme ausalt, väga huvitav. Aga ma olen avastanud seda, et minu feedi tuleb mingid Korea lennupiletid ja kuulutused, nii et kujutage juba ette, et see maailm kuidagi kujundab meid, see, mis me tarbime, see, mida me näeme meie ümber. Ja tegelikult hiljutiste uudiste, sõjauudiste, poliitika, kõige muu keskelt samamoodi selline võib olla palju hirmu praegu, et mis meist saab, mis saab sellest piirkonnast, mis saab Eestist, mis saab Ukrainast, mis saab üldse kogu sellest maailmast. Ja sellel aastal me räägimegi kuningas Joosiast, kuidas tema avastas Jumala sõna ja mis ta tegi selle teadmisega. See ongi see, mis me teeme selle nädalavahetusel. Aga kõigepealt tutvume tema suguvõsaga. Let's go! Mis oli tema vanaisa nimi? Keegi teab peast? Manasse. Mõtle nüüd korraks enda vanaisale. Mis te arvate, millega sinu vanaisa võib tegeleda ja millega Manasse võis tegeleda? Kas nad käisid kalal, tegid puutöid, sudoku, eks ole, vaatasid laskesuusatamist ja nii edasi. Aga siit tulebki tegelikult Manasse kohta on selline kokkuvõte, võib panna eelmise slaidi, Manasse kohta on selline kokkuvõttev selline kiire paar salmi, ma hakkan seda pikka teksti tema kohta ette lugema, aga see on teisest siis ajaraamatust, 33. peatükk, ja ta ütleb niimoodi, et Manasse oli kuningaks saades 12 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 55 aastat. Tema tegi kurja issanda silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, kelle issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Aga Manasse ahvatles Juuda Jeruusalemma elanikke tegema rohkem kurja, kui tegid need paganad, kel issand oli hävitanud Iisraeli laste eest. Ühesõnaga hästi huvitav. Esiteks, tuletame meelde paar asja. Ta oli Juuda kuningriigi kuningas ja juutidel või sellel rahvastikul, neil oli lepinguline suhe Jumalaga. Et seal riigis ei eksisteerinud ateiste või midagi muud, et inimestel oligi oma suhe siis Jumalaga, lepinguline suhe Jumalaga, see oli selline rahvuslik selline otsus, et meil on suhe siis Jumalaga. Tegemist ei olnud ilmaliku riigiga, et see oli selline ühine vastutus, ühine otsus. Ja Manasse siis selle maa juht, tema vastutas sellest. Ja paistab, et ta ei saanud väga hästi hakkama, ta oli 12-aastane, kui ta sai kuningaks, ta valitses väga pikalt. Ja siin on lihtsalt natuke tema CV-s, siis millega ta hakkama sai. Ta taastas paganlikud ebajumala kujud, igasugused altarid, viljakussambad. Ta lasi oma pojad tules põletada, ehk siis ühed ütlevad, et ta lasi reaalselt oma poegadel siis surra tules või teha mingine selline ebajumala ohverdus. Osad väidavad, et see oli natuke midagi teistmoodi, mingi rituaal. Ta nõidus, ta valas süütut verd üle kogu Jeruusalemma. Ilmselt ta vist tappis prohveteid, teisi inimesi, kes rääkisid tõde. Osad rabid näiteks väidavad, et Manasse siis isegi, et tema oli see, kes lasi prohveti Jesaja siis tappa. Et ta oli päris kuri, ta oli väga kuri. Ja võib tekkida küsimus, et miks ta seda kõike tegi. Et võimalik, sest tema isa tegelikult Hiskja, Manasse isa Hiskja, ta oli tubli mees, ta oli tubli kuningas, ta teenis Jumalat, aga miks siis Manassel läks niimoodi lappesse? Võimalik, et ta andis järgi ümbritsevale keskkonnale, mõjule, mis toimus tema ümber. Võib-olla ta arvas lihtsalt, et tema isa on liiga konservatiivne, selline vanamoeline, ma teen asja natuke teistmoodi. Ja tegelikult Manasse, tal oli ka suur probleem, ta oli natuke ka sellise kahvli otsas. Et suur Assüüria impeerium oli just hävitanud põhjapoolse riigi, Iisraeli kuningriigi, Samaaria. Ja ta pidi valima poole, nad olid väike riik, nad pidid valima poole, kelle impeeriumi alla nad siis jäävad. Ja ta valis Assüüria kui enda liitlaseks. Ja tal oli väga tugev selline majanduslik suhe selle impeeriumiga, mis kinkis neile siis mingit rahu ja majanduslikku julgeolekut. Ühesõnaga, et mingid asjad olid paigas, aga sisemiselt olid asjad väga katki. Ja minu selline küsimus ongi tihti see, et miks Jumal, kui ta oli nii halb kuningas, siis miks Jumal lasi tal valitseda nii kaua, 55 aastat, ta oli vist kõige kauem olnud kuningas. Et miks kurjad juhid saavad kiusata oma rahvast, teisi inimesi ja nad jäävad edasi valitsema ja tundub otsega, et Jumal ei tee mitte midagi. Manasse võttis selle, mis tal oli usaldatud, jättis vaimulikud riismed enda pojale. See oli siis Joosia vanaisa Manasse.
mis te arvate, kuidas Joosja isal Aamonil läks? On mingeid pakkumisi? Sama sauku läks täpselt, aga väga kiiresti, 2 aastaga ja asi lõpetati ära. Tema poeg Aamon sai kuningaks 22-aastaselt, valitses 2 aastat ja tema enda siis sulased, tema enda staff, tema enda lähikondlased siis korraldasid vandenõu ja mõrvasid ära, lassid ta hukata. Ühesõnaga, ta oli nii halb kuningas, et lihtsalt asjad ei toiminud. Ja siis rahvas oli siis pahane ja nii edasi ja nad siis valisidki siis Joosja, siis selle 8-aastase poisi, siis tõstsid uueks kuningaks. Et täitsa huvitav. Kiire selline paus korraks. Kas ei tundu, et päris ägedad lood tegelikult, kui nii mõelda? Et päris palju intriigi, päris palju nagu sellist päris elu, päris palju sellist relevantsust. Üks kutt, keda ma olen aastaid jüngerdanud ja ta ei tule kristlikust perest ja nii edasi ja me hakkasime koos piiblit lugema ja ma küsisin mingi hetk, et kuuled, et me saame kokku, loeme piiblit, kuule, aga ütle ausalt, ega me ju ei pea, selles mõttes, see on okei, kui sa ei taha, et me võime niisama ka saada kokku, aga räägi, mis sa arvad piiblist, mis on su selline mõte, et ta ei tule kristlikust taustast ja nii edasi. Ja siis ta ütles huvitava asja, ta ütles, et tead, et inimesed on täpselt samasugused. Nii nagu nad olid piiblist, nii on ka nüüd, et inimloomus ei ole muutunud. Ja Joosja, tema sai kuningaks maale, mis oli moraalselt pankrotis, midagi polnud enam püha. Ma natuke räägin ka enda vanaisast, mul läheb üks pilt ka siia ette, minu vanaisast ja tema ei olnud kuningas, ammugi mitte. Tal ei olnud kuningriiki, õnneks ta ei ohverdanud mind kusagil kuhugile ja väga suurt kurjust ta ka ei teinud. Aga ta proovis teha oma asju hästi, aga lihtsalt alkoholism võttis võimust tema üle. Et tegelikult ta maadles alkoholismi ja sellise joomisega aastaid ja mida vanemaks ta läks, seda rohkem see lihtsalt võttis üle tema sellise olemuse ja lihtsalt alkoholism kuidagi hävitas tema. Ja tegelikult tema enda isa suri noorena ja väga sellist, ütleme, et meie peres ei olnud nagu palju sellist lootust, mille peale ennast rajada. Et ta oli tubli mees, aga ta ei jätnud head legacy't, ütleme siis niimoodi. Ja kahjuks tema lõpp oli ka väga traagiline, surres siis läbi enesetapu. Ühesõnaga, vanaisa ta jätnud mulle väga häid riismeid, millega siis pihta hakata. Ma räägin natuke enda isast. Minu isa sai isaks siis, kui ta oli, ma pakun keskkoolis, äkki midagi sellist, natuke peale, midagi taolist, ta sai noorelt isaks ja ta on saanud veel lapsi, minu siis poolõdesi vendi ja kellega me oleme saanud suhteid taastada. Aga ega ta ei ole, ma ei ole teda kunagi näinud, ühesõnaga, ma ei ole enda isa mitte kunagi näinud, ma olen kuulnud, näinud mingeid bitte ja asju, aga ma ei ole temaga kunagi kohtunud. Ja tundub nagu päris, see on kindlasti mind mõjutanud palju ja ma usun, et kui sinu elus on midagi sarnast, et sul on emakond raske, isakond raske, alkoholism või mingid muud sõltuvused, traumad, mõjutanud teie pere, siis I feel you, it sucks, see on väga halb, see ei ole hea. Aga õnneks on lohutust. Jumala sõnas on üks äge salm. Ta ütleb nii, et Jumal on siis, ta on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja. Jumal oma pühas elamus. Jumal vaatab meie peale, ka siis, kui meil läheb halvasti. Ka siis, kui me oleme pidanud palju kannatama, isegi kui me oleme seda ära teeninud. Aga samas see ei ole ka see koht, kus lihtsalt süüdistada neid, kes käisid enne sind või enne mind. See ei ole see koht, kus lihtsalt mängida ohvrit, kuidagi lihtsalt, niisama pole mõtet lihtsalt ohvrit mängida, haletseda, ma usun, et kindlasti Jumal parandab, tegutseb ja nii edasi. Aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et mäletate, kes oli Manasse isa? Ta oli ju see hea kuningas Hiskja. Ja mõtlesin, et siit on ka tead huvitav meeldetuletus. Olla tänulik nende usuisade, nende usuemade eest, kelle õlgadel me saame seista, kelle palved siiamaani kannavad, kelle toetus meid siiamaani aitab. Jumal on minu ellu kinkinud nii palju imelisi inimesi, nii palju imelisi usuemasi, usuisasi, kes on saanud mind toetada, kelle najal olen saanud mina seista. Me saame olla tänulikud nende vanemate eest, kes on meid üles kasvatanud. Kui sa tuled kristlikust perest, näiteks su vanemad on kristlased, see on tõeline privileeg, selle eest saab olla tänulik. Aga samas
Nende usk ei saa olla meie usk. See, mida nemad tegid 90-ndatel või 2000-ndatel, me peame ise tegema neid tegusid edasi nüüd. Ühe põlvkonnaga võib kõik kaduda. Nägite, mis Manasse ja Hiskia vahel juhtus. Ühe põlvkonnaga kadus kõik. Aga meil on ka lootust ja siit tuleb üks salm Matteuse evangeeliumist. Ja see on päris äge salm, et Hiskia, mäletate need kuningad, Hiskiale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosia. Paarsada aastat hiljem Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Kristus, kallis sõbrad, Kristus tuleb ja taastab. Tema kasutab ära meie inimkonna feilid, tema kasutas siis ära need feilid ja uskuge mind, ta kasutab ka praegu ära need feilid. Kristus teeb midagi palju erilist, palju erilisemat selles maailmas, kui me oskame eales arvatagi. Ta taastab nii sinu kui minu suhted, Jumala, enda ligimestega, inimestega meie ümber. Kristus tuleb tagasi ja ta mõistab kohut selle maailma üle. Ta üks päev küsib, mis me tegime oma ajaga. Ta üks päev küsib, Vahur, ütle ausalt, kus sa selle piibli said? Aga mida me saaks praegu teha? Apostlite tegudes on päris äge selline vahemärkus Luukase poolt. Ja see Luukase kommentaar tuli siis, kui olid juba diakonid seotud ametisse, struktuurid, värgid, särgid olid paigas. Apostlite teod 6. peatükk 7. salm. Ja loo lõpus Luukas tegi sellise huvitava märkme. Ta sidus ära koguduse kasvu, ehk kogudus kasvas, ja ta sidus ära sellega Jumala sõna leviku. Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks. Ka suur hulk preestreid võttis usu omaks. Koguduse kasv ja Jumala sõna levik. Noortegrupi kasv, Jumala sõna levik. Selle põleva pirni eesmärk ei ole meid lihtsalt saada süütundest rohkem piiblit lugema. See ei ole kindlasti see eesmärk. Ja ma usun, et meil Eestis meil on nii palju praktilisi võimalusi, kohti, kus me saame seda õppida, meil on nii palju vahendeid, materjale, inimesi, kes oskavad seda väga hästi õpetada. Ja seda on väga palju ja meid on õnnistatud sellega palju. Aga samas me teame, et piibel pole ka lihtsalt selline lihtne raamatukogu, sellel on oma väljakutsed, millega me põrkame kokku noortegrupis, teiste noortega koos teenides. See ei ole alati lihtne, on väga rasked küsimused, mis on võib-olla ka meil endal, noortel samamoodi. Ja seega näiteks ma tean, et varsti tuleb juttu seminaridest, workshopidest ja nii edasi. Ja sellel nädalavahetusel meil on päris palju selliseid õpitubasid, mis aitavad meil rohkem mõista piibli sisu. Me nagu reaalselt lähme läbi kõigest, me lähme läbi, kui vaja, lähme läbi Iisraeli ajaloost, kui lähme läbi mis iganes teemad, meil on olemas, tuleb äge nädalavahetus. Ja selle põpi eesmärk on ka see, et Jumala sõna võiks meid kõnetada igapäevaselt ja muuta meie elusid jäädavalt. Igapäevane kõnetus, jäädav mõju. Et meie noortegrupi noored, kui Jumal kingib meile lapsi või lapselapsi, et üks päev nemad on tänulikud selle legacy eest, mis meie oleme teinud. Et nemad on tänulikud selle eest, mis samme meie oleme teinud. Ma palvetan. Kallis Jeesus, me täname sind selle eest, et me saame siin koguneda. Kristus, ma palun, et sinu kõnetus, sinu sõna, sinu igapäevane sõna võiks kuidagi juhtida meid jätkuvalt. Jeesus, me palume sinu kaitset ka selle algava nädalavahetusele konverentsi üle, Jeesus. Aitäh sulle, Jeesus, et sinul on elav, sina oled elav sõna ja see elavalt kõnetab meid, Jeesus. Sina oledki sõna ja me täname sind selle eest, et sina juhid meid endale lähemale läbi oma sõna ja me tõesti palume sinu juhtimist üle selle konverentsi ja nende inimeste, kes siin on. Jeesuse nimel, amen. Aitäh teile. Nüüd, mis me saame teha, on see, et kiirustasime siia, pikad sõidud ja tegelikult meil ei ole olnud aega, et me saaksime omavahel midagi rääkida või lihtsalt protsessida. Ja nüüd mis ma palukski teil teha, on see, et järgneva natuke aja jooksul siin tuleb ekraanile 2 küsimust ja et koguneksite gruppides. See võib olla enda kogudusinimesed, ei pea. Võite, kui näete, et keegi on üksik, haarakede kampa, sellised 3-4 grupid, et saate lihtsalt omavahel suhelda. Ja 2 küsimust tuleb ekraanile, ehk saate oma mentimeetrit natuke jagada. Et esiteks, siuke warm-up, mõnus, räägi enda perest, kust sa tuled, kust taustast sa tuled, mille eest sa oled tänulik oma perele, mis sa teeksid teisiti. Ja teine küsimus on see, et mis teeb sellise regulaarse piibli lugemise ja rakendamise siis raskeks sinu või siis sinu noorte jaoks. Et kui sinul on all good, sinul on kõik hästi, väga tore, aga kui sa mõtled enda sõpradele, teistele noortele, mis siis neile teeb selle raskeks. Need 2 küsimust võite tooli julgelt liigutada, 3-4 grupid,
küsimused ekraanil ja siis edasised juhised tulevad pärast. Aitäh teile!